Lisaks Austria profiliiga esimese aasta võitjale Viini Hagoahile külastab 1926. aasta augustis Tallinna ka Ungari profimeeskond Budapesti Vivo. Ungari on just äsja legaliseerinud professionalismi ja sügisel algaval uuel hooajal on Ungari meistriliiga Mandri-Euroopa teine profiliiga Austria järel. Vivo saavutab sel esimesel hooajal 10 meeskonna seas 5. koha. Tallinnas alistab Vivo algatuseks spordi 3-1, kuid kaotab siis Tallinna Kalevile 5-8. Kohtumiseks Tikiga tuuakse juurde abijõude Riiast, aga eestlased võidavad ikkagi 4-1. Ungarlaste delegatsiooni juht Natt on imestunud meie taseme üle, mida ta hindab olevat klassi võrra kõrgemal Läti ja Leedu omast. Meie klubidest on tema arvates parim TJK, mille mängijatel on eriti hea peamäng, mis teistel puuduvad üldse. Arnold Pihlaku kohta arvab Natt, et see mees võiks mängida isegi Ungari koondises. Eesti Spordileht kirjutab vastaste kohta. Meeskond, kes enesele head nime teinud Hispaanias ja Portugalis, palju kordi andnud Ungarile internatsionaale, see tähendab koondislasi, viis Tallinnast kaasa 2 puhast kaotust. Tavalikud vabandused olid muidugi valmis. Palju reisinud, väsinud, mehed haiged, kuid läbi selle paistis silma asja tuum. Külalistel ei olnud midagi niisugust pakkuda, mis meie klassi oleks ületanud, ootamatusega üllatanud. Kalev surus vastase maha hoogsa tempoga, kuna TJK sedavõrd salvava kombinatsioonivõrgu sõlmis, et Vivo sinna kohati õige abituna siplema jäi.